Kevin sõidab rattaga, Marti loobib raskusi, Kevin hüppab. Marti keerutab palli. Pärnus. Pärnus läheme. Mis tegid? Ma jooksin minut aega reipa. Aga kas te tunnete ära, kus kohas me oleme? Ma arvan, et paljud suvitajad, kes Pärnus käivad, saavad aru, et me oleme Pärnu rannas. See randa küll ei näe, aga rand on siin samas. No läheme käime rannas siis. Läheme käime rannas. Lähme vaatama, kas rannas ka mõned päevitajad on. Väike pisla taga. Vesi peaks soe olema. Me ei olegi ainukesed, kes siin on, et seal on 2 inimest ja seal on 1 inimene. Rahvast on, no katsume vee ka ära. Äkki peale treener olla siia. See on päris head. Vaatame, äkki tulevad Alis uppama ka. Mis arvad, Marti? Ei arva midagi. Ma arvan, me võiks Kihnu joosta siit üle meele. No nii, järgmine trenn on Kihnu. Ei no mis siin ikka noh. Kellel 2 tundi, kellel 1 tund ja väike kiired ja lihased ja nii on. Oled rahul tänase päevaga juba? Mitte nii, et täna on lõbus, aga läheb veel lõbusamaks. Ma ei taha öelda, kui lõbusaks läheb, aga läheb liiga lõbusaks, ma arvan. No nii. Tšau. Et räägiks natuke lühidalt, mis me siin teeme, miks me siin oleme ja miks me just selle koha valisime selleks aastaks või talveks. Tulime Martiga siis kahekesi Pärnusse. Miks me just Pärnu valisime? Esiteks, et saaks oma sealt kodusest rutiinist välja natuke teise keskkonda ja luua enda jaoks siis täiesti selline treenikeskkond, kus mõnusalt nii-öelda aega veeta, trenni teha ja ollagi täiesti nagu treeninglaagris. Kuigi meil kavad on natukene erinevad, siis sellegi poolest me ikkagi saame neid mõned asjad omavahel nagu ühendada. Et kätte jõudnud on tegelikult 3. päev, me oleme siin juba 4. päev, et siin esimesed päevad on pigem olnud selline sissejuhatav ja lihtsalt koormustega harjumine, et päevas ikkagi 3,5-4 tundi trenni, see võtab natuke harjumist. Endalgi esimesed 2 päeva olid ikkagi üsna kurnavad, tegelikult intensiivsuse mõttes ei ole nagu midagi hullu, aga lihtsalt, et teedki nagu, teed trenni, sööd, puhkad, teed trenni, sööd on ja puhkad, eks ju. Et see kõik on võtnud aega ja tänagi siis Marti läks jõulumeele suusatama. Ma loodan, et ta mingid klipid või midagi sealt ka teieni toob. Mina siis hommikul sõitsin pukki 40 minutit, kus olid 20 sekundit kiirendused sees, et jalad lahti kerida. Ja siis oli 1,5 tundi vahet ning läksin jooksma, tund aega jooksmist koos lõikudega. Seletan siis lahti, mis täna oli, 15 minutit oli rahulikult, siis 10 minutit tõusvas tempos. Ehk siis alustasin 4.0, 3.50, 3.40, 3.30, 3.20. Seda oli 10 minutit rahulikult vahele ja siis 20 minutit siis langevas tempos. Aga ajaliselt siis läks minuti võrra nii-öelda pikemaks, ehk siis alustasin 3.20, 2 minutit, 3.30, 3 minutit ja kuni 4.0 välja, ehk siis 4.0 oli vaja 6 minutit hoida. Algus oli ikka keerukas ennast nagu välja jääda,
sest ma ei ole nagu nii kiireid asju teinud ja praegu silmaga natukene põdesin seda, et ma ei suuda neid asju teha, sest õues on libe ja lörtsine, aga võta näpust. Tegin asjad nii ära, nagu treener oli planeerinud ja üllatasin iseennast. Ma arvan, et Martti varsti tuleb, siis teeme lõunasöögi ja siis õhtul on ujumine jäänud, siuke pikem aeroobne, minu meelest oli 6 kilomeetrit. Siinkohal tahangi tänada Kaja Haljast, kes aitab meid siin treeninglaagris ujumiskavadega. Vot! Mis torised seal? Ma kirjutan, panen kava manuaalselt omal siin äppidesse üles ja pean, ma kohe näitan. Näete, Garmini äpp. Kuna ma kellaga ei uju, siis mina võtan siit, panen data nagu eraldi. Miks? Ma ju sellepärast kellaga, sest mulle ei meeldi. Näe, meil see söök valmis. Sa tead, mis siin sees on, Kevin? Liha. Kohe. Need on lihalõigud valmistatud seakaelatükist. Siin on pilt ka. Siin. Sellega saame juurde. Nii, Kevin läks ujuma, mul on täna ujumist ei ole, et mul on täna 2 tundi siin vaja veeta, et on lõigud 2-minutilised 5 korda ja samal ajal kui mina siis trenni teen, käib siis mul üks koolitus ehk siis nagu ikka triatleedid on siis multifunktsionaalsed sportlased nii võistlustel kui trennis, et me armastame mitte asja korraga teha. Aga selge, varsti hakkame sõitma ja siis vaatame juba edasi. No tšau, käes on neljapäeva lõuna juba, kell 11.58. Tulin just rajaujulast, tegin ühe tugeva ujumistreeningu. Seletan siis lühidalt 20 minutit sooja, tund 10 küte ja sooja, siis mitte soojendus. Maha ujumine 10 minutit, et suht karm ujumine oli. Et soojendus oli lihtne, seal olid 150-sed ja tehnikaharjutused ning põhiharjutusena oli siis 3x200 kiirenevalt, siis nii-öelda 200 sees, 3x400 teise kiirusega, 3x400 400 sees kiirenev, teisest kiirusest kuni kolmandani ja 4x400 kolmans pluss kiirus ja see kõik oli järjest, et see oli suht karm, vaimselt natuke keeruline ka, aga samas sai tehtud ja nüüd on nagu endal hea olla. Aga lähme liigume tänase päevaga edasi ning vaatame, mis siis meie sõber Martti teeb. Kevin kirjutas. Kas peale makaroni veel midagi vaja või? Tegelikult ei ole nii lihtne. No hei, oleme jõudnud juba oma ajaga siia pärastlõunasesse aega, kell on juba varsti äkki 4, et tulin oma teise trenni, praegu olengi jõudnud siia Pärnu jää kaldale, siis kergliiklusteele. Joosta on vaja 1,5 tundi rahulikult, mõni tund tagasi sadas maha siuke kerge lumevaip ja mis on olusid natuke raskendanud, aga mis sa teed, siuke on Eesti ilm ja paneme siit edasi. Ainult 4,5 kilti on joostud ja ma ei tea, palju lõpuni on veel.
12 kilomeetrit ikka noh. Et tund aega vähemalt. Ma arvan, et näeme kodus. No nii, ei olegi veel kodus. Nagu näete, olen jäänud enam-vähem siin pimeda peale. Taga valgustus paistab. Olen jõudnud ühele sadama tee peale, mis viib koju. Mul on veel 12 minutit minna. Senimaani on üllatavalt okei olnud. Algus oli siuke, ei viitsinud, ei tahtnud, aga mida aeg edasi ja seda paremaks läks noh. Et aga nüüd paneme lõpuni välja ja jalad küll lirtsuvad läbi märjad, et siuke lörtsine ja rõve ilma, aga näeme juba varsti kodus. No nii, kui sa koristad, räägi, kus käisid, mis tegid? Kus ma käisin, mis ma tegin? Ma käisin jooksmas 1,5 tundi. Käisin jooksmas ja 1,5 tundi ja 18 midagi kilomeetrit tuli. Siuke rahulik tiksumine. 1,5 tundi järjest. Õues oli päris lörtsine ja pimedast tulin tagasi, aga nüüd 40 minuti puki peale ja siis on kõik tänaseks. Toodad elektrit või? See elektrihinnad on maru kõrged, et me panime Martiga püsti siin ühe elektrijaama, kus siis kas koos või eraldi toodame elektrit. Praegu ma sõidan nii palju, et Marti saaks rahulikult WC-d mängida. 15 minti veel minna. Nii, 4 rasket päeva sai läbi ja mõtlesime, et natuke premeerime ennast ja näitame, mis siin tegelikult toimub on, et eelnevad päevad tegime ikka ise toitu, täna võtsime kokat ja pitsat, et siuke vaimsele tervisele ka natuke preemiat ja kehale ka siuke väike turgutus. Enno, ma tean, et sa vaatad seda videot. Sa just segasid 10 minutit, pidin sinu pärast ootama, et seda pitsat süüa, nii et sinu pärast pikka juttu tule ja ma hakkan kühveldama. Enne sööme pitsat, siis nüüd vaatame rallit ja siis sööme jäätist ka sinna kõrvale. Et enne meil jäid maiuseid söömata, siis mõtlesime, et ralli kõrval oleks hea üks väike stracciatella koorijaid. Juppi soovid? Oot, nii, ei, tagasi, ei, 2 senti, No, 2 torni ja tisu. Me oleme tulnud Pärnu ujula jõusaali. Päris siuke väike, aga samas on äge. Meil on siin erinevad masinad, ratas, sõudeping, jooksulink, raskused, kõik, mida sa vaja on võimalik. Ja hakkame jõudu tegema. Selline see video oli. Kahjuks teisipäeva kohta meil videosid ei ole või klippe me ei teinud. Ei mäleta miks, aga vähemalt saite aimu, mismoodi me praegu siin treenime. Ja kui teile see video meeldib, siis teate küll mida teha. Isake pöial, kui te tahate siis näha või millal uus video välja tuleb, siis vajutage kellukest siin. Ja Marti, on sul midagi öelda? Kohtume järgmine kord. Tšau!